tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna olen tulnud Järve muuseumisse. Mis sealt oodata, pole tegelikult õrna aimugi, pole kodutööd eelnevalt teinud. Asub see Võrts järve ääres. Mis seal näha on või mis seal veel teha saab, eks see siis paistab. Lähme. Väike konnakene. Järve muuseum, sissepääs. Kas see on siit järvest püütud või? Ei ole, see on Emajõe luha pealt rööpilisi haug. Sägameeter. Kas tõesti võimalik, et nii pikk säga on võetud? 56 kilo ja on pikem kui mina. Kiire. Vuntsiga, kuule sa mõned vuntsid ka sinna? Kas sa pead iga nädal vuntsi ka ajama või? Ei, täitsa äge. Olete sägad, parajad sägad. Tere! Kuidas sul läheb? Kalad ujuvad jalge all siin. Täitsa huvitav lapikala on. Lapiku kalana on ilmselt tegu luitstuuriga, mis on kuni üle 2 meetriseks kasvanud. Siin akvaariumis on ta muidugi pisikene. Infotahtlitelt leiab ka informatsiooni konkreetsete kala kohta. Näiteks kui võtame särje, siis on koht detailsem informatsioon. Kahjuks on kalanduses teemaks ka röövpüük, ka siis sellise, ma ei tea, mis selle riista nimi on, aga hullemal juhul ka dünamiiti kasutatakse. Kalapüügimäng. Magnetiga saab kala püüda Võrtsjärvest. Valed pidi see ilmselt. Muuseum ise väga suur ei ole, aga samas on tegelikult väga lahe näha ikka palju erinevaid kalu ja akvaarium on täitsa lahe. Nii et kellele meeldivad kalad ja veekogud, siis kindlasti soovitan siin muuseumit külastada. Ja siin on ka võib lihtsalt istuda ja nautida Võrtsjärve vaadet. Järve muuseumist on võimalik ka parvega sõitma minna. Kellel rohkem aega, saab ka eelplaneerida sauna, nii et lähed saunata järve peal. Parvel on täitsa olemas WC. Binoklid. Ning põhiline asi. Lausa puuküttega, saun, praegu asi kööb. Ma pilugi sisse siis. Ning kui saunast tuled, siis on siin ka kohe väike redel, et vette hüpata. Praegu me oleme veel kalda peal, aga kohe varsti hakkame sõitma. Jaa. Peab täpselt siit välja sõitma. Kes kukkus siis? Ankur. Fantastiline! Juhu! Fantastiline elamus! Nii. Mida kõike ei pea tegema heade kaadrite saamiseks? Mis tunne on? Päris karastav on, nüüd tahaks aga sauna saada juba.
läheb natuke jahedaks. Pimm-pamm-pomm. nii, palun hüpe. palun ja viimane stiilinäide. ja aega. nii, selja taga jääb Tondisaar. Tontidega ei ole sellel otseselt pistmist midagi, küll aga on seal kormoranid teinud oma tööd oma väljaheidetega, puid nii-öelda välja suretanud, puutüvedest on alles jäänud ainult hallid nii-öelda varjund. aga lähen siis saarele. Saarel ma ikkagi käinud, tulin meelde, 15. juulini on siin liikumiskeeld, linnurahu ikkagi. Nii et pidage ka teie kinni, lindusid ärge segage nende pesistusperioodil. ja kuidas meil siin selle linnurahuga on? Nojah, meil on siis see, et me kiljume siin parve peal nii palju, et võib-olla tõesti hirmutame linnud ära. Kuigi sinna on oma mõnisada meetrit. mitu kilo on? 25. 25. Appi! Nii, Järemuuseumis külastatud, parve peal sõit on tehtud, super ja eriti vedas meil ka ilmaga. Ega mul rohkem polegi öelda, kui et näeme õues. Kuule, mis sa arvad, mis need kilpkonnad teevad siin? Mängivad keksu. Mängivad keksu? Ma arvan ka, jah, mängivad keksu.